Kas sind huvitab, kuhu riik oma raha kulutab? Kas oled kunagi mõelnud, mitu arengukava on riigis? Kas need eesmärgid, mis seal kirjas on saavutatud? Ja kui palju maksaks, kui me viiksime ellu kõik kehtivates arengukavades planeeritu? Ja kust me teame, et keegi juba sama tegevust ei tee? On vaja korrastatust ja läbipaistvust. Selleks läheb riik üle tegevuspõhisele eelarvele. Tere! Mina olen Eneken Lipp, tegevuspõhise eelarve projektijuht ja ma töötan Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonnas. Tegevuspõhine eelarve ehk TERE on juhtimisinstrument, kus ressursid on seotud tulemustega, kus poliitilised valikud on võimalik rahas välja arvestada. Näiteks vigastuste raviks kulub riigil iga aasta üle 30 miljoni euro. Kas vigastuste arvu vähendamiseks on mõjusam panustada rohkem alkoholipoliitikasse, tänavate korrashoidu linnades, teede ehitusse või ohutusse elukeskkonda? Ja me tahame teada ka, mis on valitud meetmete kulu võrreldes vigastuste raviga ja selle järelmõjudega. Eelarve planeerimisel tuleb rääkida tulemustest ja valitsuse tööd saab hinnata nende tulemuste saavutamise järgi. Soovime teenuseid pakkuda inimese vajadusest lähtuvalt. Oluline on just inimene ja talle loodav väärtus. Nii saavad asutused pakkuda paremaid ja kvaliteetsemaid teenuseid. Tegevuspõhisele eelarve ülemineku eeltingimuseks on korrastatud strateegiline planeerimine. Kõigile kehtivad samad planeerimistasandid. Tulemusvaldkond, programm, meede, tegevus, teenus. Lühidalt on TERE kontseptsioon järgmine. Programm. Riigieelarve on jaotatud programmideks, nagu näiteks kõrghariduse või üldhariduse programm. Teenused. Riigiasutused hakkavad osutama teenuseid. 100% riigieelarve kuludest seotakse teenusega, ehk iga euro riigieelarves panustab mingi teenuse osutamisse. Hinnastamine. Igale teenusele arvestatakse hind ühtsetel alustel. Saame teada, kui palju ühe või teise teenuse osutamine maksumaksjale maksma läheb. Näiteks sotsiaalse kaitse tulemusvaldkonnas on sotsiaalkindlustuse programm, mille üks teenus on vanaduspensioni saamine. Hoolekandeprogramm, mille üks teenus on sotsiaalne rehabilitatsioon ja soolise võrdõiguslikkuse programm. Igal programmil on oma vastutaja ja tulemuse eesmärk, mille saavutamist saab mõõta. Iga programmi eelarve koosneb asutuste teenuste maksumusest. Programmi eesmärkide saavutamiseks osutavad riigiasutused teenuseid, mille kvaliteet, maht ja hind on kokku lepitud. Programmi elluviimise eest vastutab minister. Ja natuke statistikat. Aastal 2020 seatakse kogu riigi üldeesmärgid circa 20 tulemusvaldkonnas. Neid tulemusi juhitakse 40–60 programmi kaudu ning 150 riigiasutuses osutatakse kokku ligikaudu 2000 teenust.